No nii, Indrek. Väikene platsi harjutuste voor nüüd tehtud on ju. Tipid, nipid käes, et kodune ülesanne peale Karujärvet, siis jääb sellised rahulikud, lihtsad tagantkäe sirge tisked harjutamise jaoks on ju. Ja seda ma olen ka vahepeal päris palju tundide kaupa teinud. Saab väravavõrgule pihta küll, kui tahta. Kuigi vahel kiskus sinna ristnurga poole ka. Aga sellest pole hullu. Natuke nalja peab ka saama. Aga selles episoodis Raimo vaatab üle mu kettad, kas need on algajale sobilikud ja mis soovitusi ta kaasa annab. Et siis nii jah, kuule aga teeme väikse indepäägi ka. Jaa. Lähed, näita siis teistele ja näita mulle ka, et mis sul plaanis on siis. No praeguse seisuga ma olen minemas Saaremaale siis paberkotiga, et Assa. ma kinkisin sõbrale oma kotti ära. Aga ma võin Kui kette vihma sajab, mis siis saab? aga discgolfi mängitakse ainult kuiva ilmaga. Kunagi üks Läti härrasmees, võib-olla mõned mängijad veel teavad, et kunagi oli selline plastmassist piimapoes käimise korv, kotikene, läbipaistev, kulutud korvikene. Ta mängis sükse asjaga. Päriselt mängis Jah, ja see ei lagune ja see vihmaga hästi hakkama on ju. Ja see oli kuule, et sul sellist pahandust juhtuks, siis näed sulle siit täitsa tutikas. Opa! On ju, uus kott kindlasti parandab ka tulemust vähemalt 5 viset ringi peale. Kas sa nüüd tahtsid selle koti mulle anda või selle koti? Selle muidugi. Selle. See vähemalt peab vihma. Aga ma võtan selle. Ja siis ma tutvustan sulle oma ketted ja panen nad siia. Nii, mul on näiteks selline ketas nagu harp. Ja Sellega ma viskan eestke lähenemise, sellepärast et Läti tatar teevad ka seda kogu aeg. olgu. Aga ma saan natuke aru, miks nad teevad seda. Et teda võib ka kergesse vastu tuulda visata. Tõsi. Eestkäega. On hea ketas küll selle jaoks. Jah. Et võib kotti panna. Absoluutselt. Siis on mul selline ketas nagu Kore. Mul on tegelikult seda 2 varianti. Üks selline uuem ka. Ja see on mu lemmikketas. Saaduskattel veel öelda, et see uus on minul ka lemmikketas nüüd. Ma mängisin sellega Järvel võistlust, mis oli radavahetusel ja hea ülduvusega ja väga sirge pill. Seda soovitan kõige osta. Kui juhtume, et on tuul kõvem kui 10 meetrit sekundis. Jah, siis ei julge visata. Tõsi. Kristini Pure, see eelmise aasta versioon. Ma näitan kaamerasse ka. Ma ostsin sest, et see oli hästi ilus ketas ja kõik ütlesid, et see raudselt lendab siirgelt. Ja kuidas on siis? Mul läheb üle veits. Aga see võib olla mu keha asendi. See on pigem tehnikas kinni, jah. See näitab väga hästi selle tehnika vea välja kohe. No, nagu ka tegelikult Kore teeb täpselt samad asja. Nii kui tehnika saab iga sees, siis Kore kohe läheb oma eluga untsu. Aga mulle tükk aega ei ole meeldinud nagu tagant ja üle minevaid viskeid visata ja siis ma tunnen, et see ketas teeb seda minu eest. Aha, okay. Et ma mõtlen nagu tavaliselt ja ta läheb üle. Ja teine versioon on sul see... Teine on natuke uuem, see on see Team Series vist. Jah. Gold X. Ja see ei lähe nii palju üle. Tõsi, räägitakse tõesti, et see on natukene stabiilsem, oluliselt stabiilsem kui veel, jah. Silver pidi seda viskama üle 100 meetrit, et rahulikult. Mina viskan üle 40 meetri täiesti rahulikult. Justice. Natuke stamp on juba kulunud. Sa oled politseinik, et Justice sõna peaks päris palju ütlema. Ütleb küll. Aga sa teed sellega mida? Ma tegelikult, kui on ikka väga kurvi taha vaja visata või on metsik vastutuul, siis ma julgen sellega läheneda. On enam-vähem õige mõte? Absoluutselt. Okei. Enam-vähem, et täitsa õige mõte. Kuulsite. Täitsa õige mõte. Siis veel Trust. Kõmm. Sina andsid mulle prototüüpi proovida ja siis ise hiljem ostsin Grand Trustiga. Ainus koht, kus ma tegelikult seda kasutan, on siis, kui seda Kore ma tunnen, et ei saa visata, et väike tuuleke nagu vastu, siis seda veel saab. Jaa, väga hea asendus selle jaoks, tõsi. Jälle, mõtted liiguvad täitsa õiges suunas asjade kogu. Rõõm näha siiamaani. Okei. Aga mis sa selle kohta ütled? Mul on üks Raiv ka kotis.
Teades seda, et sa oled tegelikult täitsa hea eestkäe võlur ikkagi pigem rohkem eeskäsi kui tagantkäsi, siis raiv on kindlasti hea asi selle jaoks, et saada natukene tutakat viskesse sisse distantsi mõttes ja tegelikult raiv on ka tagantkäega vastu tuult väga hea ketas. Minul tähtsa töötab väga hästi, et vastu tuul või ükskõik mis pidi see tuul parajasti on, puhub keskmisest kõvemini, siis ma võtan ka raivi, täitsa rahulikult viskan ära. Okei, seda on hea kuulda. Ei, mult on ikka küsitud, et miks see mul üldse kotis on, et mu käsi ei viska seda eluses joont välja. Tegeskäega ikka viskab. Okay. Tagantkäega siis pigem, kui ongi see tuul on vastu või kui tuul on vasakult paremale, et siis väga hea tagantkäega viskamise jaoks. Et võib-olla kotis ka. Kindlasti. Saaremaal need tuulised ma arvan, et liigub. Okei. Üks uus leid minu jaoks. Spark. Mul oli ka kunagi Spark kotis kusjuures. Ja põhimõtteliselt oligi niimoodi, et kui verdikt jäi lühikeseks ja raiv näiteks on liiga pikk, siis ma võtsingi Spargi aga... täpselt see vahemiku katab ära, aga tahab saada väga tundlikku viset. Kui lähed nagu liiga lapsima, siis pigem kaotad. Siis on mul 2 Grace'i. See on juba hästi kulunud, aga see on siis First Run Grace. Ja siis on mul Kristini stambiga Grace. Neid ma viskan nii tagant kui eeskätt. Et see First Run, see läheb päris palju üle. Et vastu tuulda väga ei kannata enam. Tõsi. Mul on sellega täpselt samad plaanid. Et kui mul ikkagi on vaja saada eest käega ja raiv tundub, et feidib liiga palju ära, siis ma võtan Grace'i ka eest käega täitsa rahulikult viskan. Jah, mulle meeldivad igal juhul. Mis ma leidsin Kassi tänava riiulitelt on siis Royali Line'i kloori, see on siis prototype veel. Ja see on tegelikult lihtsalt proovimiseks esialgu veel kotis, et... Kohe küsin su käest Spark versus kloori. Oled proovinud niimoodi või ei ole veel? Ma ei ole kunagi, ma olen alati mõelnud, et Spark on ikkagi veidi kiirem ja veidi kangem võib-olla kui kloori, aga tegelikult ma ei tea, kas mul on seda õiget arusaamist nende vahest veel. Okei. Testi ära, sellepärast, et M-kumb võib üllatada sind. Et kindlasti proovi ära ennem, et mõlemad näiteks ees käega, kumba sa suudad paremini kontrollida. Spark tundus natukene flatim, ta ei ole küll päris flat, aga ta tundus nagu mugav, et Royal on natukene võib-olla sügavama rimmiga, et ma olen teda pigem tagantkäega, aga sa soovitad proovida ees käega võrrelda? Jah, proovi ees käega. Okei. Saab tehtud pärast võistlust siis? Ja muidugi, mitte enne. Mitte enne. Ja siis ma putin Keystone'iga ja mulle meeldib pehmet plastikut puttida, aga see võib olla, ma ei tea, sellepärast, et nii pikk talv on olnud. Kas putterite puhul üldse midagi on oluline jälgida või kas saab vale putteri valida endale? Ma siinkohal kinnitan neid ütlusi, et võta putter kätte, katsu, kas on mugav ja kui on mugav, siis on okei. Kui ikkagi kuidagi kätte ei sobitu, siis pigem ära seda hakka üldse endale sundimagi. Need putterid on madalama rimmiga ja paksema rimmiga. Minule näiteks need paksemad ei istu kohe kuidagi moodi. Ma ei suuda neid kontrollida ja visata midagi. Paraja paksusega, paraja kummerusega kõik. Nojah. Mulle tegelikult väga meeldib pure, nagu kuidas ta käes on, aga ma lihtsalt otsustasin talvel proovida ka Keystone'i, kuna ta hõljuvusnumber on veidi suurem. Et tegelikult ma ei oska nende kahe vahel lõpuni ära valida, aga... Õpi see ketas ära, mis sul on nagu lihtsam kui see, et ma hakkan vahetama kogu aeg. See ei too ka tulemit. Kahjuks olen selle ise ära kogenud. Et pigem jääda siis kindlaks Keystone'iga? Jaa, pigem endale kindlaks, et kui see praegu juba tundub, et on täitsa okei, siis lihtsalt õpid ära korralikult endale selgeks ja hakkab tööle küll. Okei, no siis saab tehtud. Sul on päris hea kott tegelikult, ma mõtlen siis sisu poolest, muidu ka väga hea kotte. See on... Tundub, et sinna Saaremaa sirgetele radadele saad sa vastu mindud küll ja sul on ka väike tuuleabi olemas. Juhul, kui seal on mingisuguseid tuuli, siis teha seifimat mängu planeerida endale, siis need samased raiv ja Spark
ja Justice võiksid siin aidata küll. Aga siin kotis on lihtsalt veel nii palju ruumi, et mida ma siia juurde peaks ostma? Keep it simple, öeldakse selle kohta. Palju sul praegu siin sattus? 2, 4, 6, 8, 10, 12. No, põhimõtteliselt minu kott on samasugune. Mul ei ole rohkem ketted kotis. Et ülearvu ketted pole võtet asjade kaasas. Et pigem täida see tühimik ära näiteks, ma ei tea, pane sinna rätikud endale juurde või midagi, mis iganes, sellist asju. Aga sa, Raimo, arvad, et siis nagu kiiruste iseloomude mõttes väga palju midagi puudu ei ole? Praegu küll ei jäänud mingit muljet, et sul jah midagi nagu tõsiselt vajaka oleks. Arvestades seda just täpselt, palju sa hetked siiamaani oled mänginud üldse ja palju sa põstelnud enne, siis ei ole mõtet hakata midagi hetkel veel muutma. Mulle tundub, et selle samase sisuga võiks selle hooajal vastu minna küll. Võib-olla lihtsalt mõned natukene vanemad igaks juhuks võtta kotti duubel uuemat. Aga tuulevad ka sisse mängima igaks juhuks kui iganes. Näiteks paar Grace'i, mis näevad välja üsna vanad on ja võib-olla võtta üks uus Grace veel juurde. Las ta käib kaasas, tuttub koti sisuga on sõpradega kotis, kes on jah, nii edasi. Kas sa soovitad alati omad igast kettast duublit ka? Mul on ta olnud ühtepidi ja mul on ta olnud teistpidi, aga pigem küll. Ehk et juhul, kui sa jääd ühestuma, eriti just nagu põhiketted, mitte igast, aga põhiasjadest, et kui sa põhikettest ilma jääd, mis iganes kaob ära mida kõike veel, või muutub ootamatult liiga lahjaks, siis hakata uut kettest sisse mängima, see on jälle aeg, mis selleks nagu kulub. Tegelikult tippmängija minu teada teavad küll seda, et meil on 2-3 tükki, mida nad siis kogu aeg kasutavad selleks, et oleks kulus aastatud sama. Sõltuvad siis, kas nad tahavad kõik uusi või natuke rohkem sisse mängitud. Mõistlik on võtta. No selge. Et koti sisu on, tundub, et isegi Raimo kiitis üsna heaks, aga mehe sisuga peab vist tegema tööd veel. Tegema ise endaga tööd, et ei pole hullu. Ja ega muud vist ei olegi, et ma siis Karujärve etapeni pole palju jäänud, et ma siis hakkan vaikselt minema, et kaugel ta siit paikuselt ikka on. Ma hoian sul silma peal ja kui sul pärast ringi tekkis mingisugust küsimusi või tahad nõu saada, siis anna märku, saame rääkida enne. Teeme nii, ma annan märku. Tavai, kuule aga head teed sulle siis. Thanks. Sinap poole peab minema. Jah, sinap poole. Tšau! Niimoodi magades ei saa discgolfis üldse paremaks. Kui sa lihtsalt naudid discgolfi, siis on niisugune tunne, et juba oskad visata, aga kui tabada, vahet pole, mis distantsi